Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Hirmus hea meel on sind siin näha. Ja kui sa oled ka mõelnud, et täitsa tahaks ka endale mingit toitu hakata kasvatama, et no mis iganes sinu põhjus on. Minu põhjus oli see, et ma tahtsin endale tervislikumat toidulauda. Aga täna on kindlasti minu põhjus ka see, et ma tahaks endale soodsamat toidulauda ja ma tahaks ise nagu omada kontrolli selle üle, mida ma saan perele lauale panna. Aga nendest asjadest ma pikemalt rääkima ei hakka, sest seda teab igaüks ka täna juba nii hästi. Aga üks selline taim, mis ikkagi elevust tekitab, on maapirn ehk topinambur. Ja tänavu on olnud imeline märts. Ja ma pole ükski aasta nii vara kui nüüd märtsis saanud juba teda välja võtta, sellepärast et maa on ära sulanud. Ja ma postitasin Facebooki ka Ortonomi aiapäeviku lehele. Ja sealt tuli mul üllataval kombel palju kirju, mitte küll kommentaare, aga just kirju, et kuule, mis sa teed sellega, et no umbes sellises stiilis, et mul oli ka varem, aga ma ei seedi seda asja või et ma ei osanud temaga midagi teha, aga nüüd ma vaatan, et võib-olla võiks uuesti proovida. Ja ma arvan küll, et kui sul on aiamaa olemas juba, siis maapirnil on päris palju häid omadusi, miks võiks ka alustav aednik temaga katsetada. Ja need on umbes sellised põhjused, et peale selle, et ta on hästi toitainetihe, ta on tõesti kahjurivaba. Ma ei ole kordagi tal mingit kahjurit peal näinud ja ma ei ole ka nende mugulate peal mingeid kahjustusi näinud. Peale selle, et ta on söödav, on ta ka ilus. Aga kõige parem ikkagi tema juures on nagu see, et ta on tohutult hea paljuneja. Et eelmine aasta kevadel ma jätsin maha, see on liiga suur mugul, selle ma saan ära. Ma jätsin siia iga paarikümne sentimeetri tagant maha ühe, umbes sellise mugula, mis on selline. Ma kujutan ette, et ta on alla 100 grammi. Ja sellest ühest 100 grammist võib tulla peaaegu terve kilo neid ilusaid mugulaid. Ja siia ma olen komposti ka pannud, aga ma ei ole nagu hullult väetanud ja puulehti ma panen siia. See on üks sellise savikam koht minu aias. Nad kasvavad sellised päris kenad, et ma enam ei koori, ma varem koorisin. Aga ma loopusin koorimisest ka, sest see võttis aega. Aga nüüd, kui ma ise tean, mida ma siia maal olen andnud, siis ma tegelikult lihtsalt õrnalt harjaga puhastan ära, sest tema koor on tegelikult kaunis õhuke ja söön teda koos koorega. Ja ta on tõeliselt nagu tore paljuneja selles mõttes, et ta ei jäta sind ilma mitte ühelgi aastal. Mul on olnud siin selliseid põuaseid aastaid ja eelmine aasta oli siis hästi märg aasta ja see on niisugune savikam koht ka. Siin samas lähedal mul oli kartul, et varajase kartuli, nagu suvekartuli ma sain ilusti kätte, aga kõik ülejäänud mädanes ära. Aga maapirn arvas, et okei, väga hea, sa annad mulle vett ja soojust, komposti ja tema kasvas. Ja kasvas niimoodi, et ta oli lõpuks, kui ta õitsema hakkas suve teises pooles, siis ta oli mul 3 meetrit. Et see on selline nagu positiivne pool tema poolt, et ta ei ole nagu väga selline pirtsakas, et ta peaks tegelikult kõikide muldadega toime tulema. Aga ikkagi sellest negatiivse poole pealt, et kui ikkagi mitte ainult headest asjadest siis rääkida ja tagant kiita, et ongi see, et osad inimesed räägivad, et see tekitab neile gaase, et väidetavalt see on siis seotud sellega, et ta on väga kiudainerikas ja inimene võib-olla ei ole varem tarbinud nii kiudainerikas toitu. Aga et peamine põhjus ongi see, et ta sisaldab inuliini, mis siis kuidagi pidi niimoodi meie soolebakteritega mängima, et ma täpselt ei oska seda seletada. Ja teine asi on ikkagi see, et kui sa teda üles ei võta, siis ta võib tõesti nii hästi kasvada, et ta on sul naabriaias väljas või siis ta võtab su aia täiesti üle. Nii et sellega kindlasti arvestada. Ja kolmas asi, mis ma ise lisaks juurde, mida muudes materjalides ma internetis ei leidnud, on see, et jah, ta tõesti võib kasvada väga kõrgeks, et neid sorte on erinevaid, aga minu oma pani siin eelmine aasta ligi 3 meetrit. Ja kui mul oleks nüüd siin taga veel mingisugune köögiviljamaa, mis vajaks kindlasti valgust, siis maapirni jupikene oleks kindlasti kogu selle valguse ära röövinud. Et seda tuleks ka siis kindlasti silmas pidada. Ja miks ma praegu ta juba välja võtan maa seest, on sellepärast, et kui ta nüüd aru saab, et muld on soe, siis ta hakkab kasvama. Ja siis selleks kasvuajaks tema maitseomadused muutuvad, et ta muutub niisuguseks teraliseks oma struktuurilt ja nagu näiteks imelikuks. Ja sel ajal siis nagu ei soovitata teda nagu toiduks võtta, mis on muidugi ilmselt ka väga mõistlik. Aga ma praegu võtan ta üles ära ja siis ma panen
sellega, ma panen siia iga paarikümne sentimeetri tagant ühe siukse, õige väikse mugula tagasi ja siis ma jätan ta uuesti kasvama, et sellepärast ma võtangi ta praegu üles. Ja tema säilitamine on ka vastupidi loogikaga teistest köögiviljadest, et kui muidu sellised maast üles võetavad köögiviljad tahavad aega tahenemiseks ja tahavad õhku saada, siis temaga on niimoodi, et ma praegu lihtsalt loputan ta ära õues ja ma panen ta kilekotti ja kilekoti panen kinni ja panen ta kuskile jahedamasse kohta. Et tema tahab hoopis niimoodi säilida, sest tegelikult kuna ta see koor on hästi õhuke, siis ta hakkab kohe kuivama ja kui ta läheb natukenegi pehmemaks, siis seda jällegi ei ole nagu see, et ta kaotab selle krõmpsususe ära. Nii et tema säilitamisel ka on natukene sellised teised tingimused, aga ma arvan, et kilekott on igalühel nagu väga tehtav. Et ma vaatasin korra ka, mis ta nagu hind on, et ma leidsin, et ühes kohas oli mahedalt kasvatatud maaperni mugulate kilohind seal vist 4 eurot, ühes kohas oli vist 5 eurot. Aga samas, et kui sa nagu tead, et ta on kodus nii tubli paljuneja ise ja nii hästi kasvab ja kahjureid ei ole ja mingit eriväetist ja eritingimusi, erimulda ei vaja, et siis tegelikult sa võid selle endal kodus ka kasvama panna ja kui sa tahad oma tuju tõsta, siis sa võid ka ära kaaluda ja siis enda jaoks välja arvutada, et kui palju sa siis säästsid. Nii et jah, aga sellest söömisest ka, et näiteks minu tütrele meeldib teda toorelt just süüa, et ma pesen ta ära, teen siuksed nagu seibid ja ta nagu rõõmuga krõmpsutab neid. Aga kaasale näiteks temale meeldivad just nagu potis, et kui ma olen liha teinud, siis sinna liha juurde olen pannud, umbes nii, nagu ma porgandit panen. Ja mul endal ei ole üldse nagu mingit eelistust ja ma küsisin oma pereliikmetelt ka, et kas neil on ka nagu kurta, et kas kõhugaasid on. Et kui me oleme maaperni jälle teinud, siis nad ei saanud küsimusest aru, nii et ma arvan, et nende soolestik on biofloora on juba harjunud sellega, et midagi sellist antakse ka vahepeal. Igatahes ma loodan, et sa said siit mingisugust aimdu ja kui sa nagu tihkad proovida, siis ma arvan, et seda maaperni on suht lihtne praegusel kevadisel ajal kindlasti leida. Et kuna ta on nii hea paljuneja, siis ma arvan, et kui sul on keegi naaber või hea tuttav, ta kindlasti hea meelega annab sulle paar mugulat. Ma ei paneks teda kindlasti kasvama potti, sest ma ei kujuta ette, mis ta seal teeb, aga äkki keegi proovib või on proovinud, siis võiks kommenteerida. Siis minul jääb see katsetus tegemata. Aga ma olen näinud, et teda müüakse potiistikuna ja siis ma kujutan ette, et seal istikus on, et seal potis on üks mugul pandud kasvama ja siis see pott ise maksab 4-5 eurot. Nii et natukene nagu mõtlemisainet, et tegelikult võib ju ka osta söögiks mõeldud maaperni ja sealt siis mõned pisemad äkki kasvama pista. Aga ma loodan, et sa said siit natuke julgustust, inspiratsiooni ja võib-olla ideid juurde, kuidas oma toidulauda mitmekesisemaks teha. Mina jään siia veel kaevama, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.